tööriistad jäävad alles, aga põhiline on see, et ei oleks attachmenti, et ei oleks seda nagu, et selleks, et puhastada, mul on vaja nüüd teha kähkurituaal või kuskilt jälle mingist asjast on vaja siit nagu kinni võtta, et ta saaks läbi oma siis puhta kanali, et tal ei ole küljes enam sellist nagu hirmupõhist või et lahustuksid ära need nagu attachment, et ta saaks nagu, sest nende ülesanne on ise tuua uued tööriistad. Aga kõige olulisem, mis ma olen õppinud, kuidas siis oma südant avada, ma ikkagist otsisin vastuseid selleks. Alates oma esimesest suhtest, mis mul oli, kui ma olin äkki 15, 14, läks see täiesti kildudeks kinni, kuni siis täiskasvanu eani mingi 27 või 6 isegi, midagi sihukest. Ja kõige olulisem õppetund oligi nagu vastutuse võtmine. Keegi ei tule päästma. Keegi ei tule mind päästma, keegi ei võlgne mulle mitte midagi, keegi ei võlgne mulle armastust või mõistmist või et võtta nagu vastutust, et jällegi kõik õppetunnid on minu jaoks. Need inimesed tulid minu jaoks, et õpetada mind tulema nagu endasse tagasi rohkem. Tere tulemast kuulama Ingede podcasti 33. episoodi. Tahaks omalt poolt südamest tänada veel Aleksander Butiiki, kes on taas kord nagu riietega meid toetanud. Ja tahaks tänada ka Lumiorava vett, kes meid siin janu kustutab ja ka Võhma valgusevabrikut, kelle küünlad meil siin mõnusalt laua peal põlevad. Tänane saate külaline on naine, erakordne naine, väga ilus naine. Naine, kelle elud ei ole kulgenud sirgjooneliselt, vaid on pigem olnud väga suured Ameerika mäed. Ja naine, kes väga paljusid inimesi aidanud just küsimustes, kus on võib-olla sellised keerulisemad olukorrad, kus on nagu inimesel juba eluisu ära kadunud või depressioon või üldse, mis elu mõte on ju, või nagu sellistel vaimsetel teemadel aidanud. Aga mis ma siin pikalt ikka räägin, ma tervitaks hea meelega Kristiina Minnikoppe. Tere, Kristiina! Tere, Minni! Tervist! Kas ma hääldasin õigesti sinu nime? Kristina. Kristina, vabandust, mina ka eksin. Aga võib-olla alguses võiks natukene rääkida sellest lapsepõlvest. Milline su lapsepõlv oli? Kuidas sa üles kasvasid? Olid sul mõlemad vanemad olemas või kuidas see algus oli? Jah. Algus oli selline, et mul olid justkui mõlemad vanemad. Ma ei teadnud, et tegelikult ei ole. aga ma olin lapsena väga tundlik ja hästi õnnelik laps. Ma tundsin igat muru, liblet, kõik läks mulle nii meeletud nagu südamesse, et ma olin hästi nagu kõik see, mis ma nägin, ma nagu kogesin seda täielikult igal tasandil, see nagu maailm justkui nagu oli mu sees. Ja tegelikult mu vanemad ei olnud otseselt nagu olemas, nad ajasid oma asja, neil olid ärid, nad olid nagu siuksed nagu Bonnie ja Clyde, tegid businessit väga palju. Ja lapsena ma kasvasin üles tegelikult vana tädiga, kes oli minu selline kaitseingel ja hoidis väga palju. Ta oli mulle nagu ema eest pigem. Ja ema oli selline ärinaine, kes tegi asju, et lastel oleks kõik olemas ja et ta lihtsalt väga hoolis oled sa üksi perekonnas või on sul veel õdest vendi? Suur perekond on, jah. Okei. Et iseenesest, siis ma saan aru, et ta nagu väga tegelikult hoidis ja hoolis teist, aga ta tegigi lihtsalt pigem seal äri poole peale, et oleks olemas kõik. Yeah. Üliäge, et sul on olemas ka olnud inimene, kelle peale nagu sa saad toetuda või kellega sul on see turvatunne, on ju. Et väga paljudel ongi inimestel, kellel ei ole, on ju, kes on lastekodust pärit või mis iganes selle poole pealt. Aga mida sulle vanemad kõige rohkem on õpetanud või kaasa andnud midagi head sellist, mida sa tunned, mis on nagu ülikasulik sul tänases elus? Seda on väga palju, aga põhiline on, ma arvan, see, et kuidas olla mitte standardne. Et minu vanemad on olnud pigem siuksed nagu
natuke teistmoodi, et kasvatuse poole pealt, ma ei tea, mul oli vaba kasvatus, et ma 12-aastaselt juba käisin seal igasugustel pidudel ja olin, mitte et nad toetasid seda, vaid lihtsalt, et noh, minuga ei saanud nagu, mind ei saanud keelata, et isegi kui prooviti, ma ronisin aknast välja, mul oli ikkagi sõda kodus nagu oma vabaduse eest. Aga siis lõpuks kuskil mingi 12-13 mu ema sai aru, et noh, et tal on siis vaja minna, oma asju teha, oma elu elada. Ja nad andsid mulle selle siis kaasa, et õigluse tunde kindlasti ema poolt, et tema on hästi õiglane naine alati olnud. Ja vabaduse. Ja lihtsalt vabaduse. Ja ema alati ütles, et kui midagi juhtub, siis kõik saab alati korda. Et nagu isegi kui kõige hullemad asjad elus on olnud, siis ma olen emale helistanud. Ja ta on lihtsalt nagu mingi, jah, kõik saab korda. Mis iganes, sa oled tubli, sa oled alati tubli nagu. Aga see, jah, et oli ikka just palju sõda ka vanematega. Aga millal sa ise tajusid, et sa võib-olla oled natuke teistsugune laps kui ülejäänud teised koolis? Ma arvan, et mingil määral ma tajusin seda kogu aeg, aga ma arvasin, et ma olen nagu hull või minuga on midagi valesti. Et ma sain aru, et ma tahtsin nagu nii väga olla nagu normaalne. Siis ma sain aru, et teised kõik justkui usuvad seda nagu seda elu, nad usuvad, et siin on see kool, nad usuvad, et siin on see kõik, mis toimub, nad nagu usuvad ja siis mina tundsin, ma olen kuidagi nagu pealt vaatajas rohkem kogu aeg. Ja siis ma proovisin nagu ka sinna ellu sisse saada, aga ma ei saanud aru, kuidas ma siis saan sinna ellu sisse. Ja, et ja siis ma hakkasin aru saama, et minuga on vist midagi nagu valesti. Et ma olen kuidagi vale, jah. Ja see oli päris pikk trip. See kestis väga pikalt ja siis ma hoidsin seda nagu saladuses enda sees. Ma arvasin, et kõik tunnevad, et mul on midagi valesti. Et kõik, ma kandsin niisugust nagu süütunnet kogu aeg, sellepärast, et ma sain aru, et midagi on minuga valesti, et ma tunnen kuidagi liiga palju. Ja siis need tunded, hiljemas elus ma sain muidugi aru, et hästi palju ma tundsin teiste inimeste tundeid ja ma arvasin, et mina olen see tunnete allikas. Mina nüüd siis võtan ka osa küsida. Kuulan põhjalikult ja vaatan sind ja mõtlen, et kui sinu silmadesse vaadata, Minni, siis seal on väga palju valu olnud. Seal on väga palju ekslevaid tundeid ja kahju olnud, mida oled kogenud. Aga sulle peale vaadates näen, et sinu sees on sirgunud läbi kõige selle teekonna väga tugev isiksus. Et kindlasti see aeg oli sinu jaoks väga keeruline, kui sa seda maailma avastasid, et seda on nagu rohkem ja sa näed rohkem ja sa mingis mõttes mingil hetkel mõtlesid, et kõik teised ka nagu vististi saavad samamoodi aru, kuigi tegelikult ju ei saanud, on ju. Kuhuni ma tahan oma jutuga jõuda, et tegelikult kõik see näitab seda, et sul on juured inimesed, kes su vanemad on, ka neil on ju järelikult anded. Et kuidas sa selle kõige sees nagu sellega hakkama, et kuna sa said aru, et tegelikult see kõik on normaalne ja vanematel on ju samasugused anded kui sinul, et räägi sellest ka natukene, kui sa tohid ja võid. Jah, ma natuke nagu siiamaani veel õpin aru saama, et tegelikult on kõik normaalne, et see vajab meelde tuletust ikkagist aeg-ajalt, et see on olnud nagu pikk teekond. Aga millal ma hakkasin aru saama, et ma ei ole hull, kõigepealt ma käisin ema käest küsimas mingi 16-aastaselt, et empsed kindlalt, et meil ei olnud kedagi nagu, kes olid skisofreenikud või kes läksid hulluks, sest et mul olid ikka nagu väga-väga tugevad psühhoosid ja paanikahood, ärevushäired, täiesti ilmselt kliiniline pilt, aga ma kuskile nagu ei pöördunud sellega otseselt, psühhiaatri haiglas ma olin, aga see on teine lugu. Aga vanemad, kas saad hästi korrat küsimust? See, et tegelikult kõik anded kuskilt saavad alguse, kõik kogemused, sinu kogemused ja anded mingis mõttes mitte ainult ei pärine sinu enda eelnevatest eludest, aga sinu nendest vanematest, kelle perre sa sündisid.
et kui sa ükskord said aru, et tegelikult need anded on ka mingis mõttes sinu vanemate poolt juhitud, et kuidas sa siis nagu ennast inimesena tundsid, kas sa tundsid uhket tunnet sellest, et sa tuled sellisest sugupuust, kus on sellised anded või on see jälle niimoodi kahtepidi mõistetav hea ja halb? Okei, nojah, siis oligi see teekond, kus ma ise proovisin hakkama saada kuidagi selline 14-15, kui need tugevad nagu esimesed sellised aktivatsioonid hakkasid toimuma. Ja umbes 24, ma arvan, ma olin siuke, juba hakkasin nagu tasakaalu tulema. Et jah, kuskil 10-11 aastat oli see kõige hullem selline must auk, kus ma olin üksinda, ma ei saanud kellegagi seda jagada. Ma lihtsalt kuidagi proovisin ennast tasakaalust nii nagu ma oskasin. Aga siis umbes 24 mu isa läks vangi vist isegi enne seda, aga isa oli veel vangis ja ma hakkasin isaga suhtlema. Paar korda käisin tal külas ja siis sealt hakkasid tulema sellised huvitavad asjad, nagu ma sain teada, et ta paneb tarokaarte, et ta tegeleb käejoonte lugemistega, parandamistega, et ta näeb surnuid. Et siis mul hakkas kuidagi kõik nagu pilt kokku jooksma, ma arvasin, et ma olen hull, sest et et ema ja õed, kellega ma üles kasvasin, need olid normaalsed. Nagu nad ei usunud otseselt, et isegi mingit hinge on olemas. Ja siis ma mõtlesin, et ma olen nagu üksinda hull, aga siis, kui ma sain oma isaga tuttavaks, uuesti taas tuttavaks, nagu täiskasvanuna juba, kui olin mingi teekonna juba ise läbinud ja mul olid omad mingisugused arusaamad ja oskused, siis see oli minu jaoks jah, nagu väga-väga tervendav, et ma sain teada, et isa poolt tulevad, tema ema ja kõik tädid, kes ta poolt tulevad, on kõik olnud tervendajad, ravitsejad, tarokaarte pannud ja siuksed nõiad ja ka tegelikult nagu mustamaagiaga tegelenud. Aga kuidas kooli ajal, kas sa tundsid kooli ajal ka kuidagi, et sinusse suhtuti teistmoodi kui teistesse lastesse või kuidas sa kooli ajal tundsid ennast? Kooli ajal ma tundsin, et ma oskasin väga hästi olla kameeleon, kuna mul oli nagu suur empaatiavõime, siis ma alati selleks, et varjata oma seda tõde, mis ma nagu, kui palju ma tunnen ja tajun enda sees, kuna ma tundsin nii meeletut süüd selle eest, et ma tunnen, ma arvasin, et see kõik on minu oma, kõik need teiste emotsioonid ja mõtted, siis ma oskasin seda hästi varjata ja keegi ei saanud otseselt aru. Võib-olla oli lihtsalt see, et inimesed arvasid, et ma olen hästi nagu ma olen hästi vaoshoitud ja selline kogu aeg, et vabandust, sorry, et ma siin olen ja kõndisin niimoodi mööda kooli koridori ja tegelikult sees oli selline tunne, et ma olen täiesti paljastatud, kõik näevad must läbi, mul ei ole nagu mitte mingit kaitset peal. Ja niimoodi ma kuidagi nagu sain hakkama, aga see oli selles suhtes raske, et kui ma kommunikeerisin kas või oma lähedaste sõbrannadega, nad ei teadnud, mis mu sees toimub, siis ma justkui kasutasin mingit rolli või läksin nagu selle teise inimese maailma, et tema minu maailma ei tuleks, ma lähen siis tema maailma ja olen seal. Okay. Et sa lõid endale sellega nagu sellise turvalise hetke, et ennast kuidagi kaitsta, eks? Et keegi minu sisse ei näeks, kui palju seal toimub ja valu ja tundlikkust ja kõike seda. Et mul oli kerge nagu teise inimese maailma minna ja hästi palju küsimusi küsida teiste kohta, et kuidas, mis sul on ja siis sealt tegelikult algas, ma arvan, mingil määral ka mu tervendaja teekond, sest ma olin sunnitud läbi selle kaitse nagu hästi palju teisi tundma õppima, hästi palju küsimusi küsima, tunneta, miks sa niimoodi tunned, mis sul toimub, okei, kuidas me saame lahendada. Kuidagi see automaatselt hakkas sealt niimoodi minema. Et see teekond on tegelikult aidanud ka sul inimesi rohkem õppida tundma ja neid aitama, et see on protsess ja vajalik olnud, eks? Muidugi, ilma selleta ei oleks mitte midagi. Mis sa, Minni, mõtled sellest, et kui ma küsin su käest, et vaata ühiskonnas täna kõik vaimsed haigused on hästi esile toodud esiplaanile, eks? Inimesed kaotavad ennast ära, tekib hüsteeria, paanikahood. Kas see kuidagi sinu pilgu läbi on seotud niisuguse vaimse kasvamisega ja suguvõsaliinide puhastamisega ja enda arendamisega, et kas kõige taga on ainult diagnoos või pigem ongi nii, nagu sina need protsessid läbisid, see on teekond. Küsimus on, kes meil on sellel hetkel ümber ja meid toetab selles teekonnas.
et mis sa arvad, et see, mis praegu ühiskonnas toimub, inimeste psühholoogilised kriisid, kas see on lihtsalt haiguse otsimine või tegelikult on põhjus vaimne kasvamine? Ma arvan, et sa juba vastasid ise palju. Vastasin ise palju, eks? Jaa, et ma tegelikult arvan ka, et kõik haigused saavad alguse energiast. Okei, me ei räägi siin nagu füüsilistest puuetest, kes on sündinud, kuigi ka see on tegelikult juba teiste võib-olla eelmiste elude programmi niimoodi. Ja see muidugi see kõik on, absoluutselt kõik haigused on meie jaoks. Need toimuvad meie jaoks, et me saaks terveneda. Need ei tule selleks, et meid lõhkuda või midagi meile halvasti teha, vaid et meid lõpuks kasvatada tegelikult. Ma olen sinuga nõus. Räägi, millised inimesed on need, kes kõige kiiremini seda niisugust enesearengu teed alustavad? Mida on inimesel selleks vaja, et hakkaks alustama nagu enese päris tervendamist või mis need asjad inimeste juures on esmased märgid? Et kui keegi on niimoodi kriisis, et ta otsib iseennast, et kuidas ta tunneb ära, et nüüd ma olen valmis mingiks muutuseks või pean mingisse teraapiasse minema või enesega tegelema hakkama. Mis sinu puhul oli, kui sina ka ju endaga oled tegelenud? Esimesed märgid? Ja. No ma arvan, et tihtipeale on lihtsalt see, et hakkab välja kannatamatult valus. Nii välja kannatamatult valus, et sa enam sinu egol nagu ei ole mitte ühtegi kaarti enam jäänud. Sa oled täiesti, et kas sa nagu sured ära või siis sa hakkad liigutama. Ja kui saabub see põhjade põhi, siis tihtipeale niimoodi hakatakse otsima. Ja siis juba vahet ei ole, siis võetakse juba kõik ette. Ja siis enam ei ole vahet, kas sa usud, ma ei tea, nõidadesse või tervendajatesse, siis tihtipeale hakatakse uskuma ka. Ja jumalasse hakatakse uskuma, jah. Aga kas sa usud, et peab inimene põhja puudutama, et seda muutust läbi teha? No ei pea, aga lihtsalt inimese loomuses on see. Me oleme nagu laisad ja egost üle võetud ja mugavusest üle võetud. Et raske on, ma arvan, et kui me saame sinna teadlikkuse tasandile, kus me ei pea enam kogema sellist nagu sitta elus, et siis me saame iseennast juhtida. Me tunneme ära, et ma pean kogu aeg nagu õppima, ma pean kogu aeg arenema, et mul ei ole vaja, et enam keegi paneks selle paugu kirja, et alles siis hakkab liikuma see. Ja. Aga mis inimesed üldse praegu pöörduvad sinu poole, sa ju teed üks-ühele tööd ka. Mis muredega nad tulevad sinu juurde? No ütleks, et äärmusest äärmusesse, aga viimasel ajal on tulnud ikkagist nagu sellised tulnukhinged, kes on sellised kosmilised hinged ja kes on tulnud ka nagu mingi kindla missiooniga siia ja erinevad, kes ongi erinevast sellisest rassist. Pigem on sellised inimesed viimasel, kui ma nüüd olen Eestis tagasi olnud. Ja ütleks niimoodi, et tegelikult on päris kõik olnud sellised juba viimasel ajal. Väga põnev, aga räägi neist natuke lähemalt. Ja mis see tähendab? Tulnukhing või üldse nagu teistsugused? Mis ülesanded neil on antud, kui sa saad jagada? Mitte nimeliselt, aga lihtsalt, et nagu et paremini mõista. Okei, no sisuliselt ma näen seda asja niimoodi, et on olemas erinevad kihid, kus tervendajad siis töötavad. Erinevad tasandid, erinevad kihid. On olemas need nagu natuke nagu, ma ei saa öelda, et madalamad sagedused, aga on kõik need šamanistlikud ja ritualistlikud ja need on väga väärtuslikud ja vajalikud ja see on lihtsalt üks nagu etapp, kus on ka mingid inimesed vajavad just selliseid tervendajaid ja just selliseid tööriistu. Ja igal tasandil on justkui nagu oma siis see tööriist, mida me saame kasutada ja puudutada. Ja siis need hinged, kes on sellised nagu kosmilised rohkem, nad tunnevad ennast ära niimoodi, et ongi võib-olla lapsest saati nad on hästi nagu juba kohal enda sees, nad on juba nagu täiskasvanud, juba väikse keha seest nad juba jälgivad, mis nagu kes mida teeb, juba nagu teavad. Ja jah, neil on selline kindel nagu missioonitunne kogu aeg. Et mis on siis see, et nad ei rahuldu kunagi lihtsalt töölkäiguga, lihtsalt kõik see tavaline elu, et isegi kui neil on need asjad paigas ja paljud, kes on minu juurde viimasel ajal pöörduvad, ongi, ma ei tea, 40+ mehed, kellel on ärid ja kõik on nagu naine ja lapsed ja kõik on nagu korras. Ja siis ongi, et aga ma tunnen, et midagi on valesti.
ma saan aru, et ma pean midagi tegema, ma juba teen seal meditatsioone, ma juba teen seal praktikaid pool elu, aga mis see siis on, mis asi see on, mis ma tunnen? Ühesõnaga jah, ja tegelikult nagu selliste hingede ülesanne, kes on nii-öelda need kosmilised hinged, siis nende ülesanne ei ole, nende ülesanne on puhastada ennast ära kõikidest tööriistadest, mis nad on elu jooksul endale kuidagi nagu võtnud kasutamiseks. Nad on võib-olla käinud seal, ma ei tea, mingitel ayahuasca tseremooniatel, nad on käinud seal retriitides, laagrites, kogunud kõike, neil on nii palju ja siis nad on kõige selle sees, aga ma ikka tunnen, et ma olen täiesti lost, mida ma siis teen? Ja kui ta ongi siis see kosmiline hing, mis ma olen näinud, siis neil on just vaja nagu puhastada oma kanal lõpuks, et nad juba oskavad oma nagu sagedusi timmida, hoida, nad oskavad neid nii-öelda neid elementaarseid asju, aga nüüd nende ülesanne on siis oma see unikaalne kanal üles leida. Ja need hinged siis tulevad hoopis nagu meile õpetama oma uute tehnikate ja tööriistadega. Nad nagu kanaldavad uut reaalsust nii-öelda siia. Sest need tööriistad, mis on olnud siin kasutuses, nad on mingi hetk, nad mingil määral ei pruugi enam toimida nendele kosmilistele ja uutele hingedele, kes on tulnud siia, need lapsed, kes hakkavad sündima. Et jah, ja nende ülesanne siis on puhastada ennast kõigest. Selle jaoks on teised inimesed, kes tegelevad teiste asjadega. Ja siis jah. Nii vahva ja nii põnev. Väga huvitav. Ja väga hea seletus. Sa oled nagu omas mahlas, sa lähed nagu käima kodest. aga mis ma tahtsin küsida, jäta meelde, sul on ka vist kindlasti mingi küsimus, aga ma tahtsin küsida just seda, et ühesõnaga selle kanali põhjal, et kui see vanad tööriistad on minema viidud, siis inimene saab selle justkui kanali puhtaks ja siis saab nagu selgemalt näha või tunda või tajuda siis, et mis see ülesanne siis on, mis ta tegema peab. Saan ma õigesti aru? No sisuliselt, et need tööriistad jäävad alles, aga põhiline on see, et ei oleks attachmenti, et ei oleks seda nagu, et selleks, et puhastuda, mul on vaja nüüd teha kähkurituaal või kuskilt jälle mingist asjast on vaja siit nagu kinni võtta. Et ta saaks läbi oma siis puhta kanali, et tal ei ole küljes enam sellist nagu hirmupõhist või et lahustuksid ära need nagu attachmenti, et ta saaks nagu, sest nende ülesanne on ise tuua uued tööriistad kohale. Mitte, et nad kasutavad neid vanu tööriist, siis meil ei toimu nagu seda arengut ja need lapsed, kes sünnivad, need kosmilised, kes kõik see, mis toimub praegu, nemad ju peavad edasi. Aga kuidas üldse on võimalik ennast puhastada, nagu kui sa tunnedki, et sa oled nagu täiesti võib-olla, kas on, ma ei tea, hakkavad tekkima sellised nagu pahad mõtted või tunnedki, et sa oled nagu täiesti nagu katki või lost nagu? No jällegist on erinevad tööriistad olemas selleks, kõik oleneb, kus nagu tasandil inimene on, mis teda kõnetab, et ei ole sellist, see on paha või see on vale, et kasuta ainult seda või tee just seda asja, et nagu seal, kus sa parasjagu oled, seda sa kasutadki. Ja kui sul juba sellised küsimused on, kui sa juba saad aru, et sul on abi vaja, siis sa leiad ka selle tööriista tegelikult, kui sul on see taotlus ja lihtsalt Aga kas on ka olnud selliseid olukordi, kus tuleb inimene vastuvõtul ja sa ütled, et ei, ma ei saa sind kahjuks aidata? Mul on olnud neid hetki väga palju, kus ma olen ise näiteks ei ole perfektses seisundis. Ma ise läbin kogu aeg väga palju transformatsioone ja kui ma lähen sessiooni tegema, ma ei ole peaaegu mitte kunagi 100%, nüüd ma olen perfektne, kõik on super nagu. See on nagu pigem on nagu harv, et kogu aeg toimub elu, kogu aeg toimuvad mingisugused asjad. Aga on olnud neid hetki, kus ma lihtsalt istun ja vaatan inimesele otsa ja nagu mina ei tea, minu inimene ei tea, ma ei ütle talle seda välja, aga ma olen peaaegu seal piiri peal, kus ma olen nagu, et ma ka ei tea, mida teha. ei tea, mis sa teed. Ja siis nendel hetkedel iga jumala kord on olnud see, et ma annan nagu kanali üle siis Jumalale, et Jumal tegutseks ja kaitseinglid ja valguse teejuhid tegutseks läbi minu ja täiesti uskumatul kombel lihtsalt tuleb see. Sest kui inimene juba tuleb kohale, siis kui juba sessioon toimub, järelikult tal on vaja ja ta saab sealt midagi. Ta juba saab sealt sellest midagi ja iga kord see on lihtsalt ongi ära lahustunud ja see on täpselt viinud õigesse kohta niimoodi, et inimene ikkagist saab enda jaoks selle
asja, miks ta tuli minu juurde. Aga on sul mõni hea lugu ka rääkida, kui inimene on nagu sihuke case study, kui inimene on sinu juurde tulnud ja peale seda on nagu mingi oluline muutus tekkinud või ta on kuidagi saanud uuesti oma elu korda või nagu uuele rajale või selguse paika? No neid lugusid on Minil palju, aga üks neist võiks olla. Okei, no jah, ma olen saanud nagu sellist tagasisidet, et mis on põhiline viimasel ajal ka selline, millega inimesed tulevad, on see, et nad ei usu lõpuni oma võimetesse. Noh, nad ei usu nagu, et nad mõtlevad, et mulle kõik tundub, et mul, ma ei tea, et ma näen ja tajun ja kõik see. Ja mis on olnud nagu hästi selline oluline koht, et kus inimene päriselt läheb nagu oma väkke ja ta hakkab nagu tegema ja uskuma ja noh, siis kui ma välismaal tegin paar sessiooni, kui ma olin Austraalias, ma kuskil muidugi ei reklaamin seda, aga mõned inimesed tulid minuni ja noh, 2 inimest siis kirjutasid, et nad hakkasid uuesti oma missiooni tegema ja ma ei tea, seal postitama sotsiaalmeedias ja nende elu nagu läbi selle sai muutuse, et nad said nagu välja tulla. Et see on põhiline, millega ma tegelen, et inimene saaks lõpuks nagu välja tulla ise endana, et hakkaks looma, hakkaks tegelema. No mina tean rääkida siit ühe väga olulise ja märkimisväärse loo. Nimelt Minni on nii armas hing, kes minu vanemat poega aitas, toetas oma teekonnal ja ma võin öelda, et see tüdruk on väga väekas tüdruk. Tänu sinule minu poeg võttis ette palireisi, tegi oma elus sügavad muutused, ainult reisist ei ole abi, kui sa ei saa aru sellest sügavast mõttest ja enese leidmisest. Sina oled see hing, kes näitas teed, näitas valgust ja ma olen sulle väga tänulik. Meie lugu on ehe lugu. Jaa, täna sa nagu sa ka ütlesid, sa aitad inimestel nagu näha seda oma väge ja seda jõudu, mis nende sees on ja tulla avalikkuse ette ka, kui neil on oma mingi missioon, mis vajab täitmist. Aga kuidas sa ise tundsid, kui sa hakkasid jagama kõike seda? Kuidas see teekond oli, kus sa nagu panid esimesse oma video üles sellisel teemal või sellisel mõttel, sest sa ei ole ju alati teinud sellist tööd? Ja see on ikkagi olnud mu suurim hirm. Et ma olen terve elu olnud see inimene, kes ma ei taha, et mind nähtakse. Ehk siis ma olin selle varju pooles, ilmselt ma väga tundsin, mis mu nagu hingega saab, kui ma saan nähtuks. Ja siis mul oli nii suur nagu plokk ja hirm selle taga. Aga kuskil viimased nagu, ma arvan, et mitmeid aastaid ma mõtlesin selle peale, et kuidas ma pean postitama, aga ma ei suuda, ma nii väga ma kardan teiste hinnanguid, ma kardan, et mis inimesed arvavad, et ma olengi hull ja siis kõik need hirmud justkui saavad kinnituse. Aga kui ma olin Austraalias, nüüd ma tulin tagasi mingi paar kuud tagasi ja mul oli 14 mai sünnipäev ja ma teadsin seda, et enne kui ma ei hakka postitama, mind ei lasta mitte kuhugi tasandile enne, mul on kõik suletud ja ma lihtsalt piinlesin ja vaevlesin selle käest nagu kohutavates hingepiinades ikkagist. Et ma ei tea, see on ikkagi sõnu kirjeldamatu valu olnud niimoodi, et ma nagu reaalselt tundsin, mind rebitakse tükkideks. Ma pean seda tegema, ma pean hakkama rääkima, postitama. Ja see oli nagu eriti raske, sest ma olin just 12 kilo juurde võtnud seal Austraalias. Ma olin just nagu kogu minu välimuse, mis oli minu jaoks nagu nii oluline, et see sai nagu täiesti nagu lõhutud. Ja siis sellel ajal, kus ma tunnen kõige koledamana, kõige paksemana, täiesti katki tehtud, nüüd ma siis pean postitama päriselt. Aga nagu selles suhtes, et valgusjõud nagu sundisid mind. Ma sain aru, et mul ei ole pääsu, ma pean sinna nagu ära lahustama. See peab minu jaoks saama. Aga kas see on nagu... Ma tahan siit öelda, tead Minni, mille pärast see paksus anti. See on sinu naiselik tugevus. Mitte, et sina oleks kole. Sa oled nagu täiega ilus naine. Ja palun. Jaa, ma tahtsin küsida, et mulle tundub, et väga paljud inimeste elus tekivadki sellised olukorrad, kus on vaja mingis osas kasvu, kas see on väljatulek nagu teiste ette silmade, et võib-olla natuke haavatav olla teiste ees. Või ka, see kriitika tuleb nagunii, seda me oleme oma peal näinud. Aga mulle tundub, et vahel ongi vaja
vahel me kannatamegi väga tihti sellepärast, et on vaja endas mingi muutus ära teha ja sind kogu aeg nagu pressitakse sinna, et sa selle nagu muutuse teeks ja kui sa teed, siis hakkab oluliselt kergem ja parem. see on hirmust üleastumine, see Ja. hetk. Aga kui ta tuleb pärast seda, on nagu mõnus. Väga mõnus. Just. Jaa. Vot, aga mis ma tahtsin veel välja tuua, kuidas, kui inimene tunneb, et ta on kuidagi, ongi ainult oma töös hästi edukas, nagu sa ütled, et sul ka mingid ärimehed käivad ja kõik muu nagu väliselt on korras, aga sa tunned, et sa oledki nagu mingi robot, käid ja nagu toimetad ringi, teenid raha, maksad makse, aga sees on nagu tühjus või nagu ühendust endaga ei ole. Kuidas seda ühendust looma hakata? Okei. No tihtipeale inimene ikkagist ei hakka siis seda ühendust looma, kui tal veel on töö alles, kui tal on veel see hea suhe alles, kui tal on veel kõik enam-vähem on see konstruktsioon veel nagu hoiab. Et tihtipeale hakkab see siis päris töö pihta, kui kas suhe laguneb või siis see töö laguneb või mingi haigus tuleb või kui on täielik juba läbipõlemine või midagi on ülipekkis. Aga jaa, noh, siis kui ongi see nullpunkt, siis alustatakse. Ja kus siis kinni võtta, tuleb üks see lõngakera ots nagu üles otsida, mis asi see on, kas või üks asi, kui kõik muu on juba täiesti tühjuses ja surnud ja mitte midagi ei liigu, mitte midagi ei ole, siis üks see lõngakera ots tuleb üles otsida ja see on tavaliselt see, et mida ma päriselt tahan nagu. Mida ma päriselt tahan, kas või väiksed asjad, kas või igapäevased asjad, mida ma päriselt, inimesed isegi tihtipeale lõpuks on juba nii lost, et nad ei tea, mida nad süüa isegi tahavad. Nad ei oska välja mõelda, mis toitu ma tahan süüa, mis mulle meeldib, kõik on lost nagu. Et siis kuskilt, kas see väiksest kohast hakata minema, tihtipeale võib see olla nagu keha korda saada, et see masin nagu toimiks, et kui seda masinat ei ole, siis meil ei ole mitte midagi nagu. Ei ole kuskile nagu midagi sisse panna. See tähendab, et keha ja hinge vahel on ühendus vaja korda saada. Ja. See raadiojaam, mis laineid vastu võtab, on töö korda vaja panna. Kui tihti on selliseid hetki, kus inimest aidates sa näed, et ta ise ei luba endale seda ühendust mingil põhjusel või ütleme, et sellel ühendusel on mingid segajad vahel, vaimolendid, loitsud? Iga kord on mingid segajad vahel. Kas siis tema enda egoprogrammid, mis ei luba tal sinna astuda või siis on välised mõjutused, kuigi jällegist, mis need välised mõjutused on? Need on kõik oma vastutus, mis minus, kus minu energia lekib ja kus minu selline siis läks sõna meelest või? Ühesõnaga, kus ma lekin iseenda energiat, miks mulle saavad mingid loitsud külge tegelikult tulla. Et mida see siis tuleb õpetama. Aga jah, iga kord on ikkagist mingid segajad vahel ja mitte soov vastutust võtta. Et need segajad võivad just kui väljast poolt tulla, aga tegelikult see on kõik meie enda nagu peegeldus. Ja järelikult midagi on olnud nii kaua juba pekkis, et väliselt materialiseerus siis teise inimese ja mingisuguse füüsilise olukorra näol. Näiteks kui tulevad nartsissistid ellu või Et meie hinge immuunsus on järelikult nii nõrk läbi kogemuste asjade, mida me pole endale tunnistanud või osaks võtnud. Ja siis keha muutub tundlikuks ja kõik igasugused välised jõud mõjutavad. Saan ma õieti aru, eks? Aga mina küsiks selle koha pealt, et mis asi on see energialeke või kus kohast need nagu lekkima hakkab siis? Kust otsast nagu? Mis asi on energialeke? Okei, see on siis ongi täpselt see koht, et kui me oleme liiga kaua olnud lahti ühendatud oma nagu hingest ja sellest algolemusest, kui me oleme nii seal programmide alla mattunud, negatiivsete programmide alla, meid on juba kõik üle võtnud, kogu see süsteem, meil ei ole mitte midagi enam, null kontakti, oled lihtsalt siuke biorobot, kes kõnnib, teeb mingid ülesanded ära heal juhul, halvemal juhul juba enam ei suuda sedagi teha. Ja sealt hakkavadki need energialekked, et kui me anname kogu aeg kuskile vastutust, niimoodi kogu aeg vastutus on ära pandud, me oleme ise selle ära andnud, ma ei tea, töö, suhete, millegi taha ja siis see ongi energialekke, et kõik lekib kogu aeg kuhugi võõrastesse kohtadesse ja meie enda sees on täielik tühjus,
noh, mis ka on omakorda see võib-olla kaitse pärast, et me nii kardame oma väge ja me lekitame energia ära, me jaotame kõik need pusletükid kuskile laiali, et siis me ei peaks nagu vastutust võtma oma sisemise rahu ja oma elu eest ja ühenduse Jumalaga ja oma siis kanaliga. Issand, kui ilusti sa räägid. Väga kihvtilt räägid. Mul tuli kohe mõte nagu küsida sinu käest, et vaata, kõik me siia ilma tuleme teadaolevalt eelnevate eludega üldjuhul. Väga värskeid, kohe tulnuid on, ma usun, väga vähe, käputäis. Aga mingiks hetkeks, kui me oleme siia ära sündinud, meie tolle eelnevate elude kogemuste mälu ju kustub, eks. Ja siis me tuleme siia seda eksamit tegema. Et kui suur võimalus üldse on, ütleme, meil, kui me vanemad oleme, kui suur võimalus meil vanematena seda last, keda me siia ilma siis oleme toonud, seda hinge ja see kehastust, kui palju meil on võimalik ära teha teadlikute vanematena täna sellel ajastul, et see laps kogeks võimalikult pehmelt oma liikumist, võimalikult vähe valu ja karmasid. Kas üldse on nii võimalik või siis me võtame vastutuse ära sellelt hingelt, kes tuli oma missiooni teekonda tegema? No ma ei ole lapsevanem, aga ma võin nii palju öelda, et no teadjana, nägijana, tajujana sa saad ju öelda. jah, et ma arvan kohe. Jaa. Kõik las kanalid annavad ühenduse. Ja ma arvan, et saad uuesti selle küsimuse alt, mul tuli mingi teine asi vahele. Tuli teine asi vahele. Ühesõnaga, mu mõte nagu seisneb selles, et kas on võimalik, kui me oma last siia ilma ootame, ta siia sünnib, kas meil on võimalik kuidagi vanematena toetada tema teekonda, et see oleks pehme, et see ei oleks valulik, et see ei oleks nii palju kannatusi täis. Kas meil tänases vaimses maailmas on võimalik natuke paremini kõike kohandada? Kas sa mõtled siis enne sündi või peale sündi? No põhimõtteliselt sellel ajal, kui me teda juba ootame. Okei, juba sellest hetkest. Ma olen nõus sinuga, et ma arvan, et saame ikka nagu hästi palju ära teha. Ei pea olema ju niimoodi, et sünnid siia, sul on kaasas omad õppetunnid, õpined. Minu arust mulle alati tundub, et selline ütlemine on kuidagi sadistlik. Et nii mulle tundub, Kristjan, et põhjad vaimsed inimesed, et see on sinu teekond, me ei või seda õppetundi sulle eest ära võtta. No kuulge, pekki, päriselt või? Aga kui me räägime kõik, et me oleme nii vaimsed inimesed ja meil on nii palju andeid ja nii suur vägi, aga miks me siis ei toeta seda teekonda? Ma saan aru, et eks me vanematena ka ju kõik kasvame ja õpime ja see on elu lõpuni ja sealt edasi see õppimine, eks. Aga mingeid asju ju me saame muuta ja mõjutada ja aidata. Ma arvan, et hästi oleneb, mis koha pealt ka aitab ja teeb. Et kui ta teeb seda selle koha pealt, et ta tahab kompenseerida läbi selle oma mingisuguseid haavasid. Puudujääki või miinused, mis oli, on ju. Et siis see nagu ei toimi, sest tegelikult ta jälle loob seda juurde. Ta proovib nagu kompenseerida iseenda haavu. Aga kui see tuleb puhtast kohast, ja mõlema nagu nõus, no see on jälle perfektne stsenaarium. Siin ei saa olla perfektset stsenaariumi. Niikuinii me kõik saame traumasid, niikuinii kogu aeg, nagu see on ju... Ja trauma on see vili, mis meid kasvatab, eks? Jah, täpselt. See on paratamatu, eks? Jaa, nii et see on kõik on ideaalne. Kõik on täpselt läbi mõeldud ja parem mõelda niimoodi, et see kõik toimub meie jaoks. Noh, kõik mu traumad on minu jaoks. Nad tahavad ju mulle head tegelikult, nagu see kurjus tuleb siis nagu teenima. See on ju minu jaoks see kõik need traumad ja ma ei tea, vanemate seal petmised, reetmised või mis iganes inimestel toimuvad, surmad, haigused, kõik see on ju, mis me siin lõppkokkuvõttes teeme, me lihtsalt nagu tuletame ennast meelde. Ja siin ei toimu ju mitte midagi muud tegelikult, noh. Nõus. Väga põnev. Enne seda, enne kui sa Austraaliasse läksid, sa käisid Austraalias vahepeal, aga enne seda, kui sa sinna läksid, siis sa Eestis toimetasid iluvaldkonnas, tegid naisi veel ilusamaks, kui nad on. Aga sa läksid ära. Minu küsimus on, mis põhjusel see Austraaliasse reis tuli ja kuidas see asi kulges? Sina tahad ikka kõike teada. Ikka tahan, kui ma tean. Okei, no... Kui sa võid jagada seda, kuidas sa tunned ise, et sa ei pea?
ma võin tegelikult küll jagada, ma lihtsalt jah, ma võin küll seda jagada, aga sisuliselt ma nüüd hästi nagu tahan neutraalselt seda jah, jagada. et ei oleks emotsiooni. jah, aga et ma tutvusin ühe mehega, ühe noormehega, kes siis, kellega meil tekkis kohe nagu selline match ja äratundmine, et sellel on ka selline pikk eellugu, aga sisuliselt ma olin väga retsis kohas, endaga oli täiskuu ja ma manifesteerisin sellise paugu ära, sellise elumuutuse. Ma tahtsin, et mul tuleks väga-väga rets suur elumuutus, mis viib mind kogu sellest vanast nagu kinnihoidmisest kõigest nagu välja. Mul oli nagu väga-väga hea elu selles suhtes. Okay. jah, mul oli nagu, kõik oli hästi, aga ma tundsin, et ma ei ole mina, et ma pean nagu muutuma, midagi suurt on vaja ära teha. Ja siis oli täiskuu, ma seal tegin oma mingit rituaali ja olin nagu väga-väga haavatavas kohas ja sisuliselt 2 päeva hiljem tuli siis see mees, keda ma tundsin ära, okei, siit midagi on tulemas, kõik mu keskused aktiveerusid, et nagu siia me lähme nüüd. Ja siis see mees ütles kohe, et sa oled minu naine, me abiellume sinuga, saame lapsed, kõik nagu, et jah, siis see muidugi mu elu unistus. See on nii suur unistus oli see minu jaoks nagu terve elu. Ja see oli nagu nii perfektne. Kõik oli nii ideaalne ja perfektne. Ma olin müüdud, täiesti müüdud. Ja ma olin nagu, et fuck, minu see mingi see vaimne see asi, et ma lähen nüüd sinna baalile. Ta kutsus mind baalile nagu kaasa ja et ma koliksin sinna. Ja ma jätsin kogu oma töö ja kõik asjad nagu siia paika. Läksin sinna. Ja siis, kui ma sinna jõudsin esimesel päeval talle nagu otsa vaadates, ma sain aru, et ahah, midagi on nagu muutunud. Kuigi enne seda, ta läks ees juba baalil ära, ta saatis mulle lilli seal kaarte, kuidas ta armastab mind nii väga, ootab mind, kõik see. Ja ma jõudsin kohale, ma sain aru, et pekki midagi on nagu täiesti mööda. Midagi on täiesti mööda. Aga nüüd ma olen juba siin. Koju ma ei saa tagasi minna, kõik on juba tehtud, ma otsus vastu võetud. See selleks, mis seal veel toimus, aga siis 3. päeval ta jättis mu telefoni teel maha ja mul nagu kogu maailm varises kokku. Ja siis, jah, kuna ma jõudsin 5 euriga üldse baalile. Ja siis oli selline olukord, et ma juba seal pakkisin oma asju. Ma mõtlesin, ma lähen siis Eestisse tagasi, et see oli eelmise aasta septembris või oktoobri algus. Aga siis helistas mu üks sõber, et tšau, kuule, kuidas sul läheb, kuidas su suhe on. Ja siis ma ütlesin talle, et kuule, et ma juba pakkin siin asju, et ma lähen Eestisse tagasi, et kõik on pekkis ja teetis ma juba pole midagi teha, noh. Ja siis ta oli, et kuule, et sul on nagu ilmselgelt missioon, sa tulid juba teisele poole maakera, nagu tule siis Austraaliasse. Oli mingi Austraalia, et issand jumal, see on nagu, mis ma seal teen, see on mingi töömeeste mingisugune koht, kuhu ma ei ole kunagi tahtnud minna, nagu Austraalia. Üldse ei ole kunagi tõmmanud, tundus selline kuiv ja mitte minu soov üldse nagu. Aga siis, jah, siis ma olin veel 1,5 kuud baalil, seal mul olid väga ühed elu kõige suuremad, retsimad õppetunnid, sest Bali saar oli minu jaoks nagu väga suur õpetaja. Ma tundsin seal väga palju rünnakuid, kõige rohkem elus, mis ma kunagi olen tundnud, sisuliselt ma palvetasin mingi 100 korda päevas, konstantselt, sest ma tundsin, et kui ma seda ei tee, siis ma saan surma. Nagu mul oli kogu aeg siuke surma, mingi võitlus surmaga seal. Saad sa lähemalt rääkida, millised need kindlasti inimesi huvitab, mismoodi see välja näeb, need rünnakud, et millest sa tajusid? Ja kui tavainimene, autojuht kuulab praegu seda, mis see rünnak tähendab, tema võib-olla mõtleb, et keegi tuli sulle kallale. Okei, no ma tajusin seda niimoodi, et minu missioon ja sagedus oli täiesti teine võrreldes selle saare naturaalse sagedusega. Need olendid, kes seal tegutsevad, nad olid ühes sageduses ja see missioon, millega mina siia planeedile tulin, see nagu ei olnud vastavuses justkui sellega. Ja ma tundsin, et mind proovitakse kogu aeg tõmmata nendega koostöösse. Näiteks, kui ma käisin looduses mingites templites, siis ma kuulsin, et pane and meile, pane nagu, aga siis ma sain aru, et kui ma astun juba sinna lepingusse,
nende olenditega. Kui ma juba kirjutan alla nende reeglite järgi tegutsemise, siis tagasiteed ei ole. Jah, siis meil on juba leping, siis me juba toimime koos. Ja see oligi minu jaoks kõige raskem, et kuidas hoida nagu oma seda puhast ühendust. Ja oligi sellised asjad, näiteks ma ei tea, kogu aeg juhtusid mingid asjad, kogu aeg oli konstantne paanika, hirm, ma ei saanud magada, mul öösel seal ruumis mingid asjad sahisesid kuskil, ja ma kogu aeg ikkagist nagu vaimusilmis nägin neid olendeid ja nad kogu aeg tahtsid minult midagi saada ja kogu see saar on ju ehitatud selle peale üles, et seal tehakse kõik, mille nimel need kohalikud seal elavad, on ju rituaalid. Konstantsed ainult kogu nende, ma ei tea, 2 eurot, mis nad päevas saavad palka, 1 euro läheb ju kõikide nende asjade peale, et hoida üleval siis seda sidet, mis jällegi see ei ole nagu halb, aga neil on see on nende platvorm, kus nad tegutsevad seal on oma hierarhiad, seal on omad olendid ja mina nagu sattusin sinna. Ja kuidas ma nüüd selles nagu meres pean ujuma, ma pean füüsiliselt siin kohal olema selle platvormil, aga seal on need reeglid, mille järgi ma ei taha mängida. Ehk siis need olendid proovisidki mind nagu paika panna seal. Kuidas see kompromissi nendega tegid lõpuks? Kuidas see sul õnnestus? Või läksid minema lihtsalt? Ma arvan, et ma lõpuks ei teinudki, ma lihtsalt nii, kuidas ma suutsin, see oli nagu üks meeletumalt raskeid õppetunde mu elus, aga ma õppisin seal väga hoidma oma siis seda valgust ja oma kanalit ja mitte seda maha mängima. Et ma ei tee teiega kokkuleppeid, isegi kui mul on nii valus ja nii raske. Et ma ikkagist proovin nagu hoida oma seda, mul olid kogu aeg, ma ei tea, palvetasin oma palveid ja kaitseingleid ja väga palju ka Christ Energy't kutsusin, mis on natuke juba teine, see on teine reaalsus lihtsalt. Aga kui õppetundidest rääkida, siis mis on kõige nagu olulisem õppetund, mis sa tunned, mis sa oled saanud ja mis oli väga vajalik? Paalil siis või? Üleüldse elus? Üleüldse elus? Okei. Ma arvan, et see, et No Pali õppetunni minu arust Minni õppis ära. Ta jäi enda juurde kindlaks. Tema jäi oma jõu ja oma väe juurde kindlaks. Pali kohta saaks, ma arvan, nii öelda. Oled sa nõus minuga? Arvan, et selle eksami sa läbisid. Et kuidas jääda ise enda kanalisse, kuidas jääda ise enda juurde tagasi. Mitte tagasi, vaid kuidas jääda endaks. Aga kui Kristjani küsimusele vastus anda? Aga kui me mõtleme korraks, ma küsin veel teise küsimuse ka, las see jääb. Aga kui me mõtleme nagu suhete poole pealt, see sama suhe, mis sul oli, tänaseks, kui pikk periood see möödas on sellest suhtest? Ma ei tea. Alla aasta sellest. Alla aasta. Kui sa täna tagasi vaatad sellele, too hetk oli täielik kaos, on ju, maailm lagunes koos põhimõtteliselt. Aga kuidas sa täna selle tagasi vaatad? Ma mõtlen just praegu, mis sa sealt nagu kaasa võtsid sellest? Sa läksid koos mehega teisel poole maad või lendasid tema juurde järgi ja siis ta jättis 3 päevaga maha. No kõige olulisem see, et muidugi ma panin talle kohe kõik diagnoosid ju paika. See on ju. Jah, kõik diagnoosid ma panin talle paika, aga nagu minu õppetund selles ei olnud see, et tema oli halb või tema käitus minuga kuidagi või diagnoosida teda, vaid et ta õpetas mulle nii palju seda, et kuidas ma saan ikkagist nagu armastusse jääda. Ja mu süda esimest korda elus, mul on olnud suhteid, kus mu süda on läinud täiesti kinni, aga see oli esimene kord elus, kus see oli kõige valusam see nii-öelda lahkuminek, mis mul olnud on mingil määral, aga see õpetas mulle kõige rohkem, kuidas mitte panna oma südant kinni, et ma jäin nagu ikkagist nagu meeletusse armastusse pärast seda, ma jäin tema vastu meeletusse armastusse ja ma sain aru, kuidas tema tuli jälle mind nagu korrale kutsuma hingena, et ta võttis selle suure vastutuse, et mind korrale kutsuda, sest et ma mõtlesin, et ma saan elada normaalse inimese elu. Ma lähen nagu Palile, ma saan nagu normaalne inimene olla. Ma saan, et mul ei ole seda missiooni, mulle kõik tundub, see vaimne maailm käigu üldse et ma ei jaksa enam seda, et lõpuks ma saan nagu naine olla, ma saan abielluda, ma saan lapsed saada, kõik nagu, ma saan lõpuks norm olla.
Minikallis, sa õppisid sealt ära tingimusteta armastuse, on ju? Jah. Ja sa ei kibestunud sellest, vastupidi, sa hakkasid õitsema. Aga vaata, kui huvitav, et eelnevad suhted, sa ütlesid, sul läks nagu süda lukku või sa panid selle ise kinni, ma ei teagi, kuidas pidi seda võtta. Valu pani lukku. No valu pani lukku, et aga kuidas sa ise tunned, kas aeg tegi su südame lahti või sa tegid üks hetk ise ta lahti? Sa mõtled, et... Nende eelmiste suhete põhjal, kui sa oled ise kinni pannud? See on olnud ka väga-väga pikk teekond. Aga kõige olulisem, mis ma olen õppinud, kuidas siis oma südant avada. Ma ikkagist otsisin vastuseid selleks. Alates oma esimesest suhtest, mis mul oli, kui ma olin äkki 15, see on 14, läks see täiesti kildudeks kinni, kuni siis täiskasvanu eani mingi 27 või 6 isegi, midagi sihukest. Ja kõige olulisem õppetund oligi nagu vastutuse võtmine. Keegi ei tule päästma. Keegi ei tule mind päästma, keegi ei võlgne mulle mitte midagi, keegi ei võlgne mulle armastust või mõistmist või et võtta nagu vastutust, et jällegi kõik õppetunnid on minu jaoks. Need inimesed tulid minu jaoks, et õpetada mind tulema nagu endasse tagasi rohkem. See on üliäge ja mulle tundub, et meil see vastutuse teema, me ei saa sellest üle ega ümber, et seda on hästi palju täna olnud sees, mitmeid kordi saad seda välja tunda, et see on väga oluline. Aga ma olen seda võib-olla eelnevates podcastides ka öelnud, aga on võimalik ka niimoodi, et sa vastutad üle ja võtad teiste inimeste vastutuse endale. Muidugi, aga see on ju ka mitte vastutustundlik käitumine. Teiste suhtes. Ja iseenda suhtes ka ju, et siis see on juba pleaser ja selline nagu ohver, siis ta ei ole enam see õige vastutus, ta ei ole enam see nagu päris autentne vastutus, ta on ikkagist nagu... seal on ikkagist kaetud mingisuguse tagamõttega see. Midagi seal on. Aga kui see päris vastutus, siis ta on ikka teist sorti. Seal on autentsusega ta kombainitud kokku. Nii äge on kuulata sinu seletust kõige sellest, mis puudutab inimese hinge ja tema olemust. Kas sa oled mõelnud selle peale, et luua selline kool, kus õpetada inimestele maast madalast kuni 100 välja kõiki neid tarkusi ja mehhanisme igale ühele, kes tunneb, et ta tahab ennast parandada ja elus ära teha, sest tegelikult neid õpetusi küll kõikjal on, aga sellisel viisil nagu Minni, sina lähened, see on kuidagi nii inimlik ja lihtne. Selles ei ole midagi keerukat. Sa võiksid teha sellise oma kooli. Me kõik tuleks. Ka meie, kes me arvame siin, et mõne koha pealt oleme päris targad. Ma kuulan sind ja imetlen, et väga tahaks sinu õpetustest ja tarkustest osa saada. Sest areng hinge jaoks on ju lõputu, Minni. On? Ja. No, võt nende nagu koolide ja süsteemidega ongi minu jaoks see, et nad mingil määral võivad puudulikuks. No süsteem tähendab juba, ta on nagu fikseeritud. Või äkki, kui on see nagu siuke vahva kogukond, kus üksteisele tarkusi jagatakse ja vaata nagu esivanemad, vanemad ja vanaemad ja vanaisad oma tarkusi, eluõpetusi, kuidas seal lauda katta, mis peab laual olema, et leib alati laual on ja tervis on ja miks ei võiks selline kool olla, mis vaimseid praktikaid jagab, sest ma olen enam kui kindel, et kõike on, aga kõik on nii keeruliseks tehtud tavaliste inimeste jaoks, kes tahavad lihtsalt seda aru saada ja õpetusi. Ma usun, et nii mõnigi saaks lahti oma pidevast migreenist ja võib-olla sellest, et ta kogu aeg eksleb elus ühes samas punktis, kui ta saaks selliseid lihtsaid õpetusi, mida sina jagad, sellest on ju tohutult palju abi. Õppimine ei pea olema keeruline ja teadmiste omandamine ka ju mitte. Ja väga palju on õpetajas kinni. Seda ma võin sulle ka öelda oma elukogemustest. Aga kui ma sind kuulan, siis ma mõtlen, et no miks ei võiks, see oleks nii vahva lihtsatest asjadest saada abi. Tihti lihtsate asjadega me ju jooksutamegi ennast kokku. Või Kristjan, kuidas sina arvad? Mis mul siin arvatakse? Sinul pole seisukohta, sul on istekoht. Ja, mul on istekoht. Just! Aga mida ma tahtsin veel küsida? Ma tahtsin küsida vaimsed inimesed, kes töötavad teiste inimestega, mind alati huvitab see, millised on nende rahaasjad.
ehk mitte ma ei taha teada, palju sul rahakotis raha on, aga üldse, kuidas sina tunned seda poolt, et kui sa täna teed seda vaimset tööd inimestega, siis kuidas sa tunned, sa oled ju varem iluvaldkonnas ka toimetanud, kuidas sina tunned neid rahateemasid oma elus, et kas sul on olnud kogu aeg hästi või pigem on väga palju kõikunud see või kuidas sul on olnud? No mul on väga palju kõikunud see, aga mul on selline mitte perfektne suhe rahaga. Aga mul on selline suhe rahaga, et mida on ka minu ema mulle kuidagi edasi andnud, et raha alati tuleb. Ma ei ole väga nagu, see on minu see must probleemne koht, aga ma ei ole kunagi arvutanud, palju ma saan palka, kust mul tuleb see raha, ma enam-vähem ei teagi nagu, aga mul on alati kõik need asjad või kõik saab kuidagi nagu tehtud alati. Ja mind on rahaga nagu hoitud alati, et mul on olnud kõik selle jaoks, aga ma olen hästi palju tööd ka teinud. Et nagu füüsiliselt olen seal iluvaldkonnas ikka meeletult palju tööd teinud ja erinevaid töid kuskil ladudes, aga ikkagist ma tunnen, et energeetiliselt, isegi kui ma olen olnud täiesti nullis omadega ja seda ei ole vähe olnud mu elus, siis mul on alati kuidagi nagu, ma tunnen ennast nagu rikas kogu aeg. Ma tunnen, et ma olen rikas inimene, ma tunnen, et ma olen nagu miljoka selline nagu energia. Ja see ei lähe ära, kui ma isegi mul on 0 eurot ja ma tunnen ikkagist ennast rikkana kogu aeg ja see on olnud lapsest saati, noorest saati. Kallis, see on sinu hingerikkus ja hingeküllus annab ka raha, annab tervise, annab pereõnne, sa oled rikas hing. Ja. Nii on. Väga huvitav. Aga jah, natuke maandattu oma koha pealt ma ikkagist arvan, et just sellistel teejuhtidel raha enne ei anta, kui me teostame oma missiooni. Sest et kui me saaks kohe raha, me läheks inimesteks, me hakkaks inimese elu elama, hakkaks nagu seda kõike nagu mõnus. Tarbima elama niipidi on ju, aga mitte potentsiaali kasutama, milleks meid tegelikult füüsiliselt loodi, eks? Ja täpselt. Aga kas sa tunned ka, et selle vaimse töö koha pealt vahel sellist tunnet, et kurat, tahaks pigem olla, ma ei tea, lihtsalt tsirkel gaas panna vorsti saia sisse? Jah, ja ketšupit mitte, ja et see majoneesi halb oleks, vahele. aga kas sa tunned vahel, et kurat, see vaimne töö ikka inimestega viskab vahepeal üle ka? Ruineerib. No enam mitte, ma olen ikkagist läbinud neid, et ma tahtsin lõpetada seda iluvaldkonda juba võib-olla aasta-2 hiljem, aga ma tegin 11 aastat seda. Et ma läbisin selle teekonna sees nagu kõik need protsessid, kus ma mõtlen, et tahaks ainult selle vaimsusega tegeleda, siis ikkagist on raha vaja ja ma ikkagist üldse ei suuda seda raha teenida enam, see raha teener olla, seal raha järgi joosta. Aga enam kindlasti mitte. Mul on selge, see on juba selge, ma ei saa tavalist tööd teha. Võib-olla ainult siis, kui see on seotud kuidagi siis selle missiooniga inimeste aitamisega. Et see peab seal olema, aga enam mitte. Mind ei paelu mitte miski, ükskõik isegi, mis summasid mulle ei pakutaks seal. Kui see ei ole seotud minu missiooniga, siis see on kindel ei. See on cancel täiesti. Kas sa oled tunnetanud seda inimeste tänulikkust ka? Kas mõnikord keegi, kui sa teedki, sul on niisugune tööprojekt ees inimesega, tema hingega, tema teekonnaga, et sul on kindel oma leib, mida sa küsid, eks, aga kas mõni inimene ütleb ka, et tead, ma jätan sulle peale sellest, et sa oled nii kallis ja armas ja ma olen tänulik, et sa mind aitad. On selliseid seda inimesi? Seda on väga palju. Ja pigem ütleks niimoodi, et vahepeal isegi pooleks on. Aga vaata, see näitab sulle, kui olulist missiooni sa teed ja teine asi see näitab sinu tänulikkust. Sa ei oota, et seda tehakse, seda teevad inimesed südamest, sest nad vastavad sellele heale, mida sina lood. On ju nii? Ja täiega, see on minu jaoks isegi on olnud niimoodi, et inimesed lähevad ära sessioonilt ja ma olen päriselt ka, ma saan selle eest raha või. Et ma nagu, ma ei suuda seda uskuda, ma teen seda lihtsalt, mida ma olen kogu aeg teinud, niikuinii, see on see, kuidas ma olen, kuidas mu süsteem toimib ja ma teen seda teisele inimesele, kes nagu väärtustab seda, et see on minu jaoks täiesti nagu vau, kuidas see võimalik on. Et vau, ma sain raha selle eest nagu päriselt ka või. Sest see on sinu hinge olemus ja sinu headus. Sa ei hinnasta hinge kui silti, sa hinnastad hinge kui hingeväärtust. See on nii armas. Aga kuidas sa tajud seda, kas on üldse võimalik siin väga paljud
vaimsed tegijad räägivad seda, et teevad kolmanda silma lahti ja siis sul on võimalik nagu näha vaime ja suhelda nende ja kõigega ja toimetada, et kas täna on see asi sinu arvates päriselt ka võimalik ja kas on inimesed, kes pöörduvad sinu poole selliste küsimustega? No see on kindlasti võimalik, aga selle on omad tagajärjed. Et kui astuda kohe, ma ei tea, 2. klassist 12-ndasse, siis need eksamid seal ju ei pruugi üldse aru saada. ei pruugi aru saada ja need eksamid ei ole head, mis sealt tulevad. Et nagu niisama tasuta nagu midagi kuskilt ei saa, sellel on alati tagajärjed, eriti vaimumaailmas, kui keegi seal kunstlikult midagi avab mingite tseremooniate ja asjadega, siis see pigem nagu ei ole hea. Ma arvan, et see on minu lihtsalt nagu arvamus, aga ma arvan, et see peab naturaalselt toimuma. Seal võivad inimesed täiesti psühhoosi ka sattuda ja sattudagi kinnistesse ruumidesse. Ma olen kuulnud lugusid. See ongi, võtta niimoodi tulebki skisofreenia ka. Kui sul liiga kiiresti, elus juhtub midagi, tavaliselt kui skisofreenia avaldub, mingi depressioon või mingisugune elusündmus aktiveerib, tegelikult mis juhtub sul, avanevad kanalid ja sa lihtsalt hakkad nägema neid teisi olendeid, aga see ei tule enam toime selle tasandiga, selle kõigega, mis sul järsku avanes mingisuguse paugu peale. Ja siis inimene jääb kinni sinna ja see muutub kõik siukseks negatiivseks, sest tavaliselt avaneb veel alumine astraal, kus tulevadki need klounid ja ämblikud, kes tahavad ära süüa sind. No, mina jäin mõtlema selle küsimuse peale, et kui sa küsisid, et kolmandat silma inimesed avavad, ma kõike usun. See loomulikult on võimalik, aga ma leian, et ennem peaks hinge enda sees avama. Ja täpselt nii, nagu sa ütlesid, arengud ja etapid. Ilma sellise arenguetapita ei saa me rääkida sellest, et me midagi avame, sest me teeme seda vägivaldselt ja vastu teispoolsusele, eks. Ja. Et selles mõttes ei maksa selliste asjadega tormata ajast, et on ju. Ja ongi, et tegelikult inimene, ma arvan jällegi, et inimene peab läbima enne testid, kas ta kavatsused on head üldse selleks, et need võimed avaneksid, sest kui sul on need tööriistad, aga sa tahad sellega kurjust teha, kui su hing justkui ei ole ja su kanal ei ole saanud testi, kas sa kasutad seda enda jaoks, mille jaoks sa üldse kasutad neid võimeid. Inimesed tulevad, et ma tahan võimeid avada, mille jaoks? Et need ju avanevad siis, kui sa juba saad anda naturaalselt. Ja siis, kui inimene pressib, et neid avada, järelikult ta ju pressiks ka mujal nende annetega midagi välja kuskilt. No praegu mulle tundub, et see on üldse väga populaarne teema, et oleme hästi nagu vaimsed ja et tahaks ka nägija olla, et siis nagu, kui ma kuskil oma eluvaldkonnas ei ole nagu kasvanud, et siis, kui ma nägija oleks äkki, siis ma olen natuke väärtuslikum või võib-olla siis mind nagu kuidagi teistmoodi vaadatakse. Ja ma ise olen lihtsalt näinud sellised inimesed. Et see on nagu huvitav, aga inimesed ei saa nagu aru, mis sellega kaasneb, et kõik ei ole nagu väga positiivne ja hea. Et see ei ole see, et sa jood hommikul kohvi ja vaatad, lähed vaikselt tööle ja teed oma toimetusi, milline su päev on, et sellega kaasneb nagu palju selliseid ebameeldivaid, ebamugavaid asju ka. Ja teine asi on see, et selle läbi ju me tegelikult lörtsime tegelikult vaimsust. Seda väärtust, mis peaks olema puhas, püha kui allikavesi, eks. Sest kõiki, kes tahavad selle vaimsuse sees olla, see on küll väga armas, et inimesed ärkavad. Aga kui see on trend, siis see on see mood, mis läheb mööda. Aga maha jäävad kestad inimestena, kellel midagi ei salvestu. Kelle elu käibki ühest retriirist teise, ühest rituaalist teise ja lõpuks lõpeb see ikkagi kuidagi enese kaosega. Et see on see vist, mis täna on nagu ühiskonnas väga problemaatiline külg. Inimeste enda leidmine või see äratundmine, mis neid aitab, et see on väga erinev. Ja, et nendel vaimsetel võimetel käib kaasas nii meeletult suur vastutus. Just. Et sellest nagu ei räägi keegi, et kui sa lähed juba sinna maailma, sul ei ole enam tagasiteed, sa ei saa enam seda justkui nagu kinni panna või mitte näha enam. Sul on kogu aeg vastutus hoida oma kanal puhtana, hoida oma süda puhtana, kogu aeg sa pead nagu, ja kui sa ei tee seda, kui sa ei hoia seda puhtana ja sul on kõik need kanalid avatud, siis saab karm olema nagu. Siis on väga karm. Ja see on see, millest ei räägita. Ja see on kurb sellepärast, et ühel hetkel me hakkame otsima neile inimestele abi, kes täna
kõik suured vaimsed kurud on, hakkame otsima neile abi, et mis nendega edasi saab, ühel hetkel see kõik ju lõng katkeb. Ja see on ülemaailmne murekoht. Jah, see on väga oluline teema. Aga mis sa ise praegu tunned või kuidas sa näed, mis see sinu missioon täna on nende tööd nagu teiste inimestega, mis sa ise tunned, mida sa tahad nagu jätta siia või ära teha selles maailmas? No minu põhiline see, millega ma tegelen, on aidata inimestel nagu lahti kooruda kõigest sellest, mis tal on külge kasvanud. Ehk siis jälle, et tulla nagu oma puhtasse kanalisse ilma lõpuks, et ta ei vajaks mind ka. Ära vaja mind nagu, et ma ei tea, teeme selle sessiooni või mis iganes. Ma ei taha, et see rohkem et see sõltuvuse jääd on. Et see on kõige halvem asi. See on kõige olulisem. Et sa ei oleks sõltuvuses üheskis nagu meditatsioonist või tööriistast. Vot see on see, ma leidsin oma selle A ja O ja Jumala. Nagu, et see jääks ära, et inimene saaks nagu päriselt kehastada siis oma seda unikaalset olemust, kes ta on. Me oleme kõik nagu nii unikaalsed ja kui me seda nagu ei ava, siis mis point on üldse siia tulla? Nõus olen sinuga. Me peame mõistma, et meie sees on tegelikult väga tugev vägi. Me oleme võimelised ise ennast aitama, ravima, tervendama, tajuma. Näide sellest, kuidas me näeme unenägusid, mis räägivad ette sündmusi ja põlvest põlve räägitakse üksteisele seda, mida on nähtud, et näed, minu vanaema nägi ja teadis alati, siis need asjad olid, et tegelikult see kõik räägib, et meil on kõik olemas. Ja vahel, kui meil ongi hetkeks seda head teejuhti vaja, siis see on hetkeks. Olgu see siis, kas ta teeb seda, juhatab meid heade sõnadega, pendliga või avab saatuse raamatut läbi kaardite, aga me ei tohi jääda sellest sõltuvusse. Sest see lõpeb ikkagi sellega, et meie ei jätka oma rada. Me jätkame seda, mida keegi meile räägib. Ja siis me oleme oma hirmude ja kartustega selle sees. Ja siis jälle läbi selle, see on ka järjekordne lõks, kuidas kaob oma see päris olemus siis ära läbi siis ka selle vaimumaailma, et seal on järjekordne nii-öelda nagu lõks, kuhu võib sattuda. Nõus. See esoteerika maailm ja kõik see. Aga kui palju sa ise näed täna neid inimesi, kes ongi täiesti nagu ehedad ja neil ei ole selliseid nagu maske või selliseid murekohti, kus nad nagu ei võta vastutust või nagu oleks, ma ei taha öelda ideaalne inimene või nagu täiesti korras inimene, aga siuke, kellel on nagu kõik hästi. Või see ongi kogu aeg mingi tasakaalu otsimine? Kusjuures mul oli enne just samasugune küsimus. Aitäh, et sa ära võtsid. Kas ma piisavalt hästi küsisin? Ja, piisavalt hästi. Ma arvan selle koha pealt, et ei ole neid ideaalseid inimesi. Et mis on olnud selline minu teekonnal üks ülioluline osa, kui vastad sellele küsimusele kogemuslikult, siis kui ma olen tutvunud inimestega, kes on vaimsed sellised nagu eestvedajad, Eestiski võib-olla, väga pekkis on asjad nagu, et inimene ikkagist nagu transformeerub ja ainult niimoodi ta saab ka teisi aidata. Mitte pekkis halvas mõttes, vaid et kui me ise ei läbi konstantselt neid transformatsioone ja protsesse, kuidas me saame üldse kedagi teist nagu aidata. Meil on seda kapatsiteeti kogu aeg vaja laiendada. Ja ma arvan, neid ideaalseid inimesi ei ole, me lihtsalt kõik nagu pürgime sinna. Lihtsalt konstantne töö on. Jah, mingid levelid saavad nagu unlockitud, mingid klassid saavad läbitud, me saame sealt edasi ja siis me nagu haldame neid alumisi klasse. Aga meil ikkagi kogu aeg see kasv jätkub, see on ju meeletud. Me ainult teemegi siin töö otsal oleme. Täiskohaga. Täiskohaga. Lõpuni välja. Ja. Kas ma olen jätnud mingi küsimuse küsimata, mida ma oleks pidanud, aga ma ei küsinud ja kas oleks kindlasti nagu tahtnud, et ma oleks küsinud seda? Ei tunne üldse niimoodi praegu. Et oleks midagi, äkki sa ise tunned niimoodi? Mina küsin. Igaks juhuks küsin. Sina võid küsida. Muidugi võid küsida. Kallis Minni, mis on sinu hingetee? Hingena, naisena, teejuhina. Mis sa tunned? Kui ma saan sellest aru õigesti sellest küsimusest, siis ma ikkagist olen, ma arvan, et ma olen transformatsioon ja katalüsaator. Vau!
vot sellist vastust pole meile veel tulnud, aga see on õige. See sinust kiirgab lausa, et sa seda oled. See naine oled fööniks. Nii on. Aga kui praegu meid keegi kuulanud on ja tunneb, et tal on mingi kutse või tõmme või ta tunneb, et ta tahaks sinuga ühendust võtta, mis viisil ta saab seda teha või kus ta saab sinuga ühendust võtta? Praegu ma ei ole veel oma seda kodulehte Teinud, aga lihtsalt kirjutada Facebookis või Instagramis. Jah, Kristina Minikoppel siis. Et sealt kaudu on võimalik saada. Mina ütlen sulle ausalt, julgeks isegi sinu juurde tulla, sest sa oled tõesti hästi armas ja soe inimene ja näha on, et sa ei tee nagu neid asju kuidagi ainult raha nimel, et andke raha mulle, et järgmine klient, vaid sul on kuidagi hästi süda või hing õige koha peal, et sa teed nagu väga õiget asja, tüdruk. Aitäh. Ja kallis Minni, sa hingestad seda, mida sa räägid ja su hing helendab. See on imeilus ja soe tunne. See on ilus here valgus. Aitäh, kallis hingel, et sa siia ilma tulid. Aitäh, et sa tulid meie podcasti meie rahvale jagama seda osakest sinust. Et see oli nii vajalik. Sa oled väga kallis. Aitäh sulle. Ole hoitud ja õnnistatud. Aitäh teile. Aitäh, kallis. Ja aitäh teile, kallid kuulajad, et te vaatasite. Pange kindlasti like, jagage seda videot ja võtke Minniga ühendust. Just. Ja me näeme juba peagi. Jooge vahepeal lumiorava vett, ostke võhma küünalt ja meie näeme juba peagi. Need on mega head küünlad. Tšau!